Ja mul on nüüd selline küsimus, et teil on olnud külasid, Martnas on 3 küla, Rae vallast ma ei hakka üldse rääkimagi, seal on lisaks küladele veel ka alevikud. Kas Jüri ise on alev? Meil on 26. Rae vallas on siis tänase seisuga 26 valda ja 5 alevikku. Või vabandust, 26 küla ja 5 alevikku, vabandust, jah? No mõnes mõttes need on nii suured külad, et väiksema valla mõõdu annavad välja. Muide, kõige suurem Eestimaa küla Peetri küla sai hiljuti alevikuks, nii et just pool aastat tagasi oli meil siis 27 küla. Selge. Aga küsin nüüd siis sellise küsimuse, et külarahvas on valinud külavanem. Külavanem ilmselt käib kusagil oma külarahva eest seismas, arvatavasti siis vallavolikogu ees. Milleks on vaja külavanemate ühendust? Kas see annab mingisuguse lisajõu, et kas nad panevad siis seljad kokku ja neil on nagu suurem mõjuvõim või on neil mingi suurem otsustusõigus, et milleks seda külavanemate ja aleviku vanemate ühendust vaja on, nagu ta teil on? Kui kiirelt natuke ajaloost rääkida, siis Rae külavanemate koda toonase nimetusega asutati 2002 aastal 3 külavanema poolt. Siis meil väga palju ei olnud külavanemaid veel ja see selts alustas klubilisena. Siis meil tuli külavanemaid juurde, me asusime tegema külavanemate statuuti, ehk siis see sai selle ülesandeks, me suutsime selle külavanema statuudi vallas ära kinnitada lasta. Peale seda statuuti tekkis kohe palju juurde külavanemaid, meil on praktiliselt kõikidel küladel ja alevikel vanemad, vaid 1 küla ja 1 alevik on vanemata. Ja mina võin öelda kindlasti, et oma õiguste eest seismisel on väga oluline sellel ühenduse roll. Kui me vaatame külavanemate poolt, kui me vaatame valla poolt, siis valla poolt on ka positiivne see, et vald saab suhelda kindlate inimestega, kelleks on siis külavanemate seltsi juhatus ja juhatuse esimees. Ahah, et sellist suurt laata ei ole, et kõik need 30 meest lähevad korraga vallamajja ja siis hakkavad seletama ja protsessima, vaid pigem on siis kontsentreeritud mingisugune helgematest peadest on moodustatud juhatus. No, ütleme nii. Tähendab, see puudutab nüüd mingisugust kirjade vahetamist, aga kui meil on infotund, siis meil on iga kuu külavanemate infotund, kus osalevad nii külavanemad kui vallaesindajad, olgu selleks siis vallavolikogu esimees, vallavanem või mõned vallaametnikud, keda me oleme siis sinna kutsunud teatud teemadega seoses. Enne talve tulekut kindlasti teehooldusspetsialist, mõnel muul ajal sotsiaalameti inimesed, kultuuriameti inimesed ja käib selline pidev infovahetus. See käib nüüd üldkoosolekuga? See ei ole üldkoosolek, see on igakuine infotund, külavanemate infotund, mida korraldab siis külavanemate selts ja kutsub sinna, koostab selle päevakorra, kutsub sinna siis inimesed, volikogu esimehe rääkima volikogust tulevatest teemadest, ehk siis külavanematel on info enne volikogu istungi toimumist ja me saame teistpidi, kui meil on mingid ettepanekud, siis läbi volikogu esimehe või mõnest külavanemast volikogu liikme saata volikogule oma mingid seisukohti, ettepanekuid, et need siis arvestataks volikogu istungil. No Rae vald areneb hirmsa hooga selles mõttes, et rahvast kolib järjest rohkem sinna Tallinna linna lähedale, et kas on külavanematel võimalus ka näiteks igasuguste planeeringute juures aktiivselt kaasa rääkida ja kas näiteks ka see külavanemate ühendus, et kui suurel määral siis nende ettepanekuid ka arvestatakse või kui tõsiselt võetav see suhe on? Teadupärast planeerimisprotsess on avalik protsess, mille puhul kehtivad teavitusreeglid. Ja külavanema või siis külavanemate seltsi roll siin saab olla ainult tähelepanu juhtija ja võib-olla ka oma seisukohtade esitaja. Selles suhtes on meil hästi, et meil on külavanemate infolist, kuhu me oleme siis palunud planeeringuspetsialistil saata menetluses olevate planeeringute info, on see siis
planeeringute algatamise kohta, planeeringute avaliku väljapaneku kohta või siis juba mingite avalike koosolekute kohta käiva info. Aga kas need, ma küsin nüüd niimoodi, et kas need ettepanekud nüüd, mis tulevad, et selles mõttes on külade info kontsentreeritud, eks ju, liigub kiiresti, kas need planeeringuprotsessid liiguvad ka selle võrra kiiremini, kui et inimesed käivad seal ühekaupa oma ettepanekuid tegemas ja neid tuleb 1 miljon selle asemel, et neid on võib-olla 10. Noh, ega leidub võib-olla ikkagi mõni inimene, kes läbi külavanema või külavanemate seltsi ei ole oma infot või ettepanekut esitanud, vaid esitab selle ikkagi viimasel hetkel ja see võib loomulikult pidurdada ka planeeringuprotsessi, kui see osutub tõsiseks nii-öelda seisukohaks, mille tõttu planeerimist edasi saab panna, nii et ega välistada ei saa. Loomulikult igasugune varasem kaasamine on oluline ja võimaldab protsessi kiirendada, kui seda tehakse õieti. No igal juhul minule praegu tundub küll, et Rae vallas nagu selles mõttes on see asi mõistlikult korraldada. Et mis te arvate? Vaatame, kus need rohelised ja punased meil on, et kas tasuks selles mõttes ütleme suurtes omavalitsustes eeskujuks võtta see sama süsteem nagu neil. Ma tean, et teil on jah, MTÜ-na on ta. Ta on meil MTÜ-na ja sellesse MTÜ-sse kuulub üle 40 liikme, siis need on nii tänased külavanemad kui ka endised külavanemad, kes on aktiivsed ja keda me hoiame oma liikmeskonnas samamoodi, nii et välja ei arvata neid. Aitäh, Margus, aga nüüd ma küsiks hoopis Tiiu käest, et kuidas väikeses Martna vallas, et need asjad korraldatud on, et kas on teistmoodi, kui on 3 külavanemat, kas nemad on liitunud ja kas nad nii-öelda seljad koos ja ühiselt käivad ka siis vallavalitsuse ja volikogu juures asju ajamas? No meie olukord on ilmselgelt hoopis teistsugune. Teil on kõiki asju palju, meil on kõiki asju vähe. Meil terve vald on nagu perekond. Ehk siis meil on 34 küla, aga külavanuaid, nagu öeldud, on 3, ehk siis ma ei taha kellelegi midagi ette heita, aga tegelikult nad täna ise ei ole eriti aktiivsed. Aktiivsed on hoopis teised inimesed, kellest osa on seltside esindajad ja meil on nüüd see süsteem, kus meil on inimesi nii vähe, et iga aktiivne on ilmselgelt meil teada ja nad kandideerivad meil volikogusse ja kui juhtub, ja ausalt öeldes, eks me paneme ise ka natuke nimekirja kokku ja kes ei saa siis volikogusse valitud, siis et me ei kaotaks neid aktiivseid ja sidet nendega, siis me oleme võtnud nad oma komisjonidesse tööle ja see on täiesti sihiteadlik. Noh, natuke teistmoodi. Ja meil on, ja nad on ka vallavalitsuses istuvad. Aga mis meil on võib-olla natuke teistmoodi on, meil on paar küla sellist, kus ei ole moodustatud seltsi, ei ole hääletatud külavanemat, aga nad toimivad oma sisu poolest tõelise külakogukonnana. Kui nad teevad mingisuguseid üritusi, ehitavad omal jalgpalliplatse, teevad tervele piirkonnale jaanituld, siis niisugune huvitav fenomen, isegi 3 on meil sellist gruppi, ma ütleks, kes ei ole valinud endale külavanemat, ei ole valinud endale esindajat, nad teevad lihtsalt kõike koos. See on midagi täiesti ebatavalist. Üks neist muide on minu küla. Ma olen väga uhke selle küla üle. Praegu on meil siin kõrvuti siis 2 diametraalselt erinevat näidet, et üks on väga organiseerunud, jõukas, suur, tihe asustatud ja nii edasi aktiivne linnalähedane vald ja siis Läänemaalt Martna, mis on selline pisikene ja kus ei ole kõigil küladel vanematki. Et mis te arvate, et kas me võiks nagu selles mõttes jõuda nüüd sinna, et ei ole olemas ühte malli ega mudelit, et kuidas peaksid olema asjad korraldatud, et tingimata peaks olema igal pool siis külavanemad, seda ma ju enne küsisin, arvati, et peaks olema küll, et tingimata ei peaks olema igal pool külavanemata ühendused, vaid igaüks võiks ajada oma asju ikkagi nii, nagu on kõige mõistlikum ja kõige loogilisem. Et kes arvab, et on selline paljusus mõistlik, palun näidake rohelist ja kes arvab, et tuleb teha nii veri ninast väljas, see näidaku mulle punast. Niimoodi ainukene punane on praegu Marguse käes siin laval jälle.
ja ta õnneks ei näita seda. Aga ma tahaks nagu lisada seda, et ütleme kuna meil on niivõrd väike vald, siis olles vallavanem, annan ma endale aru, et absoluutselt iga mis iganes kogukonna tehtud üritus, kui ma vähetegi kuulen ja tean, et ma olen oodatud, siis kui ma pean valima, kas ma lähen ministri vastuvõtule või küla kokkutulekule, teil ei ole vaja kahelda, ma olen küla kokkutulekul. Et see on nagu see asi, et et siis see ongi see perekonnatunne, mina olen seal oluline, palju olulisem kui üks külalistest ministri. Ja eks selle perekonnaga ongi tegelikult see ja väikese vallaga, et vallavanem tegelikult teab nägu ja nimepidi enam iga küla või iga vallaelaniku on talle käe pihku pistnud ja see informatsioon lihtsalt jookseb sinna kokku, et seal ei ole mõtet ka üle organiseerida. Ja meil on ilmselgelt ka vastutuse vahe, et meie ei tohi, me võime ka eksida, me oleme lihtsalt inimesed, on ju, aga kui me eksime, siis lõpeb see sellega, et mis iganes kohas on see pood või bussipeatus, võetakse mul lipsust kinni ja küsitakse aru, mul ei ole võimalik põgeneda kabinetti. No nii, aitäh Tiiu, aga nüüd küsin hoopis tükis Matilt. Räägi mulle, Mati, sellest tantsivate külavanemate seltsist seal vallas. Et teil on siis samamoodi MTÜ moodustatud külavanematest. Kuidas need asjad teil käivad seal? Kõigepealt tantsivate külavanematest peaks rääkima külavanemate seltsi eestvedaja Janno Rüütli, kes on saalist Jannole ja märku, kui on kellegi konkreetsed küsimused tantsusammude või muude ühistegevuste osas, siis Janno võib anda konkreetseid juhiseid. Me oleme nüüd ilmselt Põlvavald on niisugune kahe eelkõneleja vahepealne, et 4000 ja natuke peale inimesi, 27 küla ja külades on väga erinev situatsioon. Kas te kuulete? No nii, oleme lähemale. Et 4000 ja pisut elanikku, 27 küla ja külad on väga erinevad. Ühes külas on 40 ja teises on 800 ja sinna vahele jäävad kõik teised, ehk isegi selles ühes vallas võib olla situatsioon erinev. 16 külavanemat 20 küla peale, ehk nii mõnegi külal on siis nagu üle kahe siis, et saavad hakkama küll. Ja õige paaris külas on jälle situatsioon selline, et valimata hetkel põhjusel, et külapiirid on kunstlikult administratiivselt tehtud ja vanad külad tegelikult ei ole tänaseni kokku saanud veel. Et üks osa ei taha ilma teiselt ära valida ja nii nad ootavad praegu, kas tehakse üks küla pooleks või siis leitakse midagi ühist osa. Et otse tagant lükata ei ole ja pigem see positiivne kogemus näitab täna, et neid tuleb järjest juurde seda kodaniku initsiatiivi ja külavanema valimist. Aga kuidas teil nüüd see külavanemate selts toimib, et kas ta nagu sarnane nüüd Rae valla mudelile? No me ei ole nii organiseerunud selles tähenduses, et pigem ikkagi käivad külavanemad ühekaupa vallavalitsuses või volikogu ees oma küla asja ajamas ja sellist selles mõttes, et sellist juhatust või esindusorganit neil veel oma, et kes seda ei ole? Ei ole, esindusorganit ei ole, küll aga on külavanemate esindaja olemas vallavalitsuses, 4 külavanemat on volikogu liikmed, ehk esindatus on olemas. Ja külavanemat on väga erineva motivatsiooniga, väga erinevad inimesed, miks nad on nõusoleku andnud ja sealt ka nende panustamine või nende fookused, kes millega soovib tegeleda, on väga erinevad ja nad üksteist kenasti täiendavad. Kui palju nad omavahel suhtlevad, et kas nad vahetavad mingit informatsiooni, arutavad läbi mingisuguseid selliseid ühiseid probleeme, on see sama kurikuulus teedehooldus talvel ja kuidagimoodi lepivad nagu omavahel mingisugused asjad kokku, millega peaks siis volikogu ette näiteks minema, et on neil mingi selline igakuine kokkusaamine või koosolek või on ta ikkagi rohkem selline MTÜ ja selline natukene uinunud olekus? Ei, ega MTÜ ei tähenda uinunud olekut. Ma arvan, et on ikka täitsa aktiivne ühendus ja meie poole peal on ta pigem organiseeritus selles tähenduses, et vahetatakse kogemusi, õpitakse koos, tehakse üheskoos toredaid üritusi. Käivad koolitused, viimane tore üritus oli hoopis polügoonil laskaharjutused, et külavanem peab suutma ka oma küla kaitsta. Ja väga erinevad relvimehed proovisid. Aga üldine nimetus paistab olema seda laadi, et
kõik need teemad, mis on pehmed laadi teemad, on see haridus, kultuur, see on see, noh, ütleme, sotsiaaltemaatika on see, kus külavanemad on aktiivsed ja vallavanemana tuleb olla nii mõõdukalt tähelepanelik selle infra poole ja tehnilise poole ülesannete delegeerimisel. Et ühelt poolt ütleks, et kes see veel otsustab, kas kedagi prügi veost vabastada või mitte, kui see sama küla ise, sest ega see prügi ei tule vallamajja, see prügi jääb sinna kohalikku külasse. Ja isegi selle sama teema juures on näiteks külavanemate lähenemine või külade lähenemine väga erinev. Ühed on selgel seisukohal, et mitte kedagi ei vabasta, sest kui sa tema vabastad, siis ta sokutab selle prügi vähemalt siis naabriküla juurde. Ja teine osa siis üritab nagu leida seda keskteed. Ja selliseid üksikuid teemasid on veel, kus on näiteks riigimaade vormistamine. Riik on sügavalt veendunud, et omavalitsus ongi riigi käepikendus ja kõik funktsioonid tulebki anda omavalitsusele toimetamiseks võimalikult väikse hüvitise eest. Siis ma arvan, et küladel on ka õigus otsustada, et kas riik müüb selle maatüki nüüd maha ja paneb raha oma taskusse ja võib-olla läheb hoopis kogukonnal seda maatükki endal vajale. Nii et selles mõttes nagu neid teemasid, mis küla peaks otsustama, üritama aina laiendada. Aga mul on siin praegu väga hea võimalus küsida, meil on 2 vallavanemat korraga laval. Et küsida nüüd vallavanema pilgu läbi, et kuidas teie nüüd tunnetate, muidugi ega te ei saagi ju siin väga vale juttu rääkida, selles mõttes, et muidu hakkavad saalist igasugused punased kaardid teie peal lendama. Aga et kuidas teie tunnetate seda külavanemate rolli ja seda külavanemate toimetamise abi nüüd enda igapäevaelu, ütleme, või igapäeva töö korraldamise juures, et kas see on selline kohe praktiliselt tuntav, et mingid asjad tehakse ära, teil on selle võrra koormust vähem ja valla elu läheb selle võrra paremini ja asjad on hästi? Jah, selgelt. Selgelt on tuntav. Põlva vallas ma arvan, et me ei ole kaugel sellest, et kultuurielu toimetavadki külad, MTÜ-d, seltsingud, külavanemate selts. Vallavanemate selts. No ütleme siis niimoodi, et me üritaks siis pigem toetada ja murda seda praktikat, et kõik on projektipõhine, ehk suudaks mingi kindlaid finantseeringuid. Et olete seda meelt, et oleks kindlad finantseeringuid? No tahaks isegi sinna poole jõuda, jah, üha enam. See on sest ei saa kogu aeg niimoodi toimetada. Et see, et vallavanem räägib, et kultuurielu ja vaba ja veetmine ei pea olema projektipõhine, seda on väga hea kuulda. Me oleme teel Euroopasse. Ja Tiiu, kuidas sina suhtud? Siin on nagu kokku pandud 2 küsimust. Üks on see, et kuidas me suhtume külavanematesse. Kui nad on olemas, kui nad on väga tublid, absoluutselt. Ehk siis täna meil neid nii palju ei ole, see ei tähenda seda, et meil puudub side. Möödunud talv, kui kohutavalt möllas, siis meil on, ütleme, territooriumil suur vald ja kuna ma tervet valda ju hommikul ei näe, siis ma tegelikult ju helistangi. Ehk siis see on keegi, kes on seal, hoiab silma peal ja ma siis helistan ja ma täpselt tean, et kui midagi on lahti ja mina ei tea küsida, siis nemad võivad mulle 24/7 helistada. Ei ole küsimus. Et ma tunnen, et meil on see side olemas. Kui mul on vähedegi kriibib, siis ma tean, et ma võin neile samamoodi helistada. Me ütleme üksteisele sidan, see on täiesti normaalne. Me oleme perekond, ma tahan nagu väga seda rõhutada. Teine küsimus, see raha küsimus. Meie tõsiselt toetame 4 külaseltsi ja anname neile iga aasta kindla summa. Ma ei ütle, et nende elu selle läbi on väga lihtne, aga me peame seda nagu oluliseks, et nad seisaksid siiralt öeldes toored. Sest kui et selle rahaga nad peavad elus olema, mis tähendab, et nad kütavad oma ruume ise, maksavad oma elektri ise, aga ma tahan nagu öelda, et see on see märk, et me hoolime, et me tahame, et nad on olemas ja mingil viisil mitte kunagi ei tohi ülevalt alla öelda, kes on külavanem ja mida nad peavad tegema. See on alt üles algatus ja suur tänu neile, kes on valmis seda tegema. Aga enne veel, kui Margus kõneleb hakkab, mul on üks selline küsimus, et olles ise tegev 2 MTÜ-ga aktiivselt, mis kahjuks ei ole küll külaseltsid, aga tegelevad pehmete väärtustega ehk teatri ja kultuuriga. Mul on selline küsimus, et kas nüüd näiteks on nüüd see külavanemate ühendus, see MTÜ, või on need külaseltsid,
et üks väga tõsine ja raske probleem on see, et inimesed on juba nii haritud küll ammu, et on võimelised väga häid projekte kirjutama. Küsimus on oma osalustes. Et noh, liidriga on see 10% ja kopiga on nagu ta on, kultuurkapital tahab kohati seal 50% ja nii. Et kas teie omavalitsused ka selles osas toetavad, et kui on väga hää projekt ja on see siis nüüd see külavanemate ühendus või on see nüüd külaselts, et kas vald ka panustab näiteks, et aitab selle oma osalusega? Ja küll ma pean teile midagi üles tunnistama, pähe sellest, et ma olen vallavanem, ma olen Kodukoit Läänemaa juhatuse esimees. Ehk siis ma tean neid teemasid ka teise külje pealt. Aga sõnum siin tervele saalile. Meile ütles minister, Euroopa Liit heidab meile ette, et vallad toetavad sõnaselgelt projektides oma osalusi. Ehk siis seda öeldi nii suurele saalile ja seal olid vallavanemaid ka, nii et siin ühtegi Euroopa Liit vahet pole, tähtis on, et te teate, pigem nähakse, tähendab, ei saa ette heita sellisel juhul, kui antakse tegevustoetust. Mati, kuidas teil on? Toetate? Toetame. Nõnda ja nüüd ma küsin veel, et kuidas teie tunnete, et kas on see probleem laiem või on see ainult mingite pisikeste kultuuriseltside, nagu millega mina toimetan, et tõstke roheline, kes on olnud hädas selle oma osaluse kokkukraapimisega? Suurem osa. Ei ole, mõni ei ole olnud hädas. Niimoodi. Ja kes on saanud kohalikult omavalitsuselt tuge, et see oma osalus kokku saada? No, mis me räägime, teeme meie valdadele ja omavalitsustele suure aplausi. Seda oli küll väga hea näha. Nõnda, aga Margus, sa tahtsid midagi öelda, aga ma küsin ühe küsimuse veel. Mida annab või millist kasu saab külavanemate ühendus sellest, kui ta moodustab MTÜ? Ma ei tea, kuidas see mujal on, aga meie oleme suutnud külavanemate seltsiga vallavalitsusele, volikogule selgeks teha selle, et külavanemaid on võimalik toetada ja seeläbi külasid, et kui me räägime külavanema motiveerimisest, siis väga palju räägitakse, mis see motivaator on või kuidas me saaksime neid toetada vähegi seda vabatahtlikku tööd, siis meie oleme saanud juba mitu aastat tänu sellele tagada tasuta külavanemate interneti. Kõik külavanemad saavad vallast külavanemate seltsi kaudu. Kas on ka sõiduhüvitisi? Sõiduhüvitisi on meil juhatuse esimehel ainult, aga see on me sisemine nagu kokkuleppe. Meil on külavanemate seltsil eelarve, sihtotstarbeline leping, kus meil on siis mingid teatud punktid, see on külavanemate internetitoetus, külaürituste või sündmuste korraldamise toetus, siis mõned koolituskulud ja kontorikulud ja meil on iga aasta siis vallaga uuendatakse seda lepingut, seni vähemalt on uuendatud, 2 korda aastas koostame aruandlust ja siiamaani oleme hakkama saanud. Headel aegadel on need summad olnud suuremad, siis kui tuli masu, läksid need summad ka väiksemaks. Lisaks sellele oleme saanud ka investeeringutoetust nendele samadele omaosalustele ja kas siin võib olla ka see, et kui on selline suur omavalitsus nagu teil ja palju külasid, palju külavanemaid, et siis selle, olgem ausad, MTÜ moodustamisega ja temaga toimetamise ja mõnes mõttes ülalpidamisega on seotud tükk ebamugavaid toimikuid. Seal peab olema mingisugune raamatupidamine ja seal sa pead äriregistrisse registreerima ja seal sa pead igasugused muudatused, juhatused muutuvad ja muud asjad, et see on selline tülikas toimetamine. Ma kujutan näiteks ette, et kui on 3 külavanema moodustatud ühendus, siis ilmselt on vist seltsinguga tegelikult küll lihtsam toimetada. Aga eks on sisetunde küsimus, kui palju keegi mässata jaksab. Kui on 3 külavanemat, siis on tegevust ka ilmselt vähem või küsimus on ju tegelikult huvikaitses või eestkostes, et kui suurt hulka me enda selja taga näeme, kui need 3 külavanemat näevad enda selja taga 34 küla, eks ju,
siis on nendel 3 kindlasti väga palju tööd, kui meie oma 30 küla ja aleviku taga või nii-öelda eesliinil oleme seatud 30 meest, naist, siis nende 30-40 vahel need tegevused ära jagada ei ole nii palju, et Mis te arvate, kas suudeti meid veenda selles, et kui on ikkagi palju külavanemaid ühes omavalitsuses, siis oleks mõistlik teha külavanemate ühendus, kes on nõus näidata mulle rohelist, kes ei ole nõus näidata punast. Nii et kellel veel ei ole suured omavalitsused siis, ja külavanemad on olemas, et siis on mõistlik luua see ühendus ja sellest on kindlasti tulu. Meil on muide, meie tegevuste kohta võib saada infot www.raekoda.ee, meil on niisugune vägev koduleht ka, selle suutsime ka ära registreerida enne, kui keegi teine oleks seda teinud. Raekoja omale võtnud. Raekoda, meil on raekoda.ee. Väga uhke. Nii, lugupeetud omavalitsuste juhid, Tiiu ja Mati, kas te soovite midagi veel lisada siia? Ma olen uhke teie üle. Päriselt ka. Kostan nende eest, kes toetust ei ole küsinud ja on ise selliseid teinud. Minust on see ka väga tore ja oluline, et mõnikord on jah, see bürokraatia, mis iganes programmi juures nii raske, et või tuleb see taotlus nii kalliks läheb lõpuks, et mõistlikum on ise teha, aga minust on ka erakordselt oluline ja juba samm edasi on see, kui külad toimetavad viisil, kus nad ise panustavad, ise teevad ja ei tulegi küsima. See on selles mõttes tunnustust, et see on nagu järgmine samm edasi või et me ei küsigi, et selle külasmaja, seltsimaja katustab remontimist, vaid me otsime ise need 3-4 etterniitplaati ja ei otsige majandusnõuniku, vaid teeme ise, et ma arvan, et need tublid inimesed väärivad ka tublit aplausi. Jah, siin on ju see, et mis on ise tehtud, see on rohkem südame küljes ka. Suur tänu teile, aitäh!